pahamagi pea valgus. Ei ole jah, endal ka kuskil pealamp. See on hetkel on nii tobe valgus, et nagu ilma pealambita on juba nagu natukene nagu jah, hämar ja aga ausa veel nagu teda otseselt ka veel vaja ei ole. Püüan videot teha, aga ei leia fookust. Sellise valgusega ongi jube keeruline fokusseerida. Oleks päris pime, oleks juba lihtne. Silmad saaksid ära harjuda. Muidu enda puudel kaasas jah, sellised. Ma võtsin jah. No, et sellised hästi head sellised kuivad, et kui vaadata, et sellised. Mõtlesin küsida, panna paika selle strateegilise otsuse, kes kuskil magab, et siis pimedas me ei hakka asju selline... Mõttekas on voodid kohe ära teha. Jah. Pimedas on jah ebamugav siin otsida. Saad seal või? Riha või? Jaa, mina olen enda selles kirstus väikses. Oota, kas me peame ehvatama, kui sa hommikused häält teed või? Õhtul enam magaminekut, siis soovitakse tiba erinev arusaamine eurooplastega, eriti ameeriklastega võrreldes. Meil koolid telliti tehnilisi vidinaid ka Hiina ja erinevatelt saitidelt. Kas sa niimoodi lahti võtnud? 80 töötust, ütleme nii. Aga samas ma olen matkavarustust Hiinast tellinud ja ma ütlen ausalt, et mina ei ole pettuma pidanud. Ma olen saanud väga häid asju ja näiteks üks asi, mis ma tellisin omale, oli talvine magamiskott, sule magamiskott. Peale on kirjutatud magamiseks -15 kuni -20 on komfort. Ja ma olen teda nüüd mitu aastat talvele kasutanud ja ongi, sa oledki -20 kraadiga seal magamiskotis ja sul on soe. Ja ma olen ka kuulnud palju sellisest, et nad ikkagi õigustavad. Ja mis on pull? Pull on see, et samasuguste parameetritega magamiskott Eestis maksis. Tõnu, see on suht pikk ju. Okei, see tuleks üles panna ja vaadata, kuidas see siis on. Et samasugune magamiskott Eestis maksis 480 eurot. Ja seal pole siis 80. 400. See on ikka tajutav vahe ju tegelikult. See on väga tajutav vahe. Jõuga vihmased tuld süüdata, vaid see on ka näiteks sükene grupidünaamika, psühholoogia, ebastandardsed olukorrad ja nii edasi. Selles mõttes, kui jah, kanistrid, et bensiini või süütevedeliku kaasas ei ole, siis tuleb pilgelt kannatlikkust varuda, kuidas tuld süüdata. Paberkalts, mingid siuksed asjad nagu mingid jäätmed. Aga kuidas eesti keeles ongi süütepalad? Süütepala, jah. Et süüteks kasutatakse? Jah. Grilli, ahjude, kaminate, neid on müügil pappkarpides, sükestes nagu kandilistes. Ehituspooldes müüks jah? Bensiinijaamades enamuses on müügil. Lähed sisse, seal kus on grillsüsi on tavaliselt kohe need asjad kõrval. Ja kui nüüd näiteks nendest teha sellise pisikene puru, väiksed tükid, et see hunik peab olema selline võimalikult kohev, et seda õhku oleks siin vahel palju. Ja õhk on süütamiseks väga oluline. Et siis see läheb ka tulerauast võrdlemisi kergelt. Ma arvan, et sellest juba piisab. Ma ei hakka siia seda puru isegi enam ette kraapima. Vaatame, kas ma... Nii. Ja see on hea, see põleb ka pikemalt kui nüüd see kasetoht, see sodi nagu niimoodi. Jälle, hakkad nüüd peenikes oksi peale laduma, võimalikud risti-rästi, et õhku oleks hästi palju okste vahel niimoodi. Hea on ka see, et saab mulle anda sealt üle selle puuristu kõrval on. Mingi jah, siukse, et teedki alustuseks midagi sellist valmis või isegi näed. Võt sellised, päris siukse paberõhukesi nagu puidulaaste, sellised lähevad kohe niimoodi super hästi. Põleb ikka päris kaua ja? Ei kustu kohe ära? Ei kustu jah. Et kui nad juba sööks muutuvad, siis oled niimoodi grillida. Jah, täpselt jah. See ongi see, kui kaminas on ka mingid niisked puud.
kui ei tõmba, siis on see nagu ainuke asi, kuidas saad põlema. Ta ise põleb nii kaua, vaata. Peale ja kiiresti saab lõpp valmis. See oli küll kiire. Ma annan teile ka mingi ette. Ja tule rauad. Kus see laud on nii tugev, üldse ei tule ära. Hästi tehtud. Peame pingutama. Seda põlema saavad. Mul on vist võib-olla mingi selline kaitsekikk olla küll, jah. Sa saad ühe kohaga. Sa pead kasutama kogu selle asja pikkust ära. Ta teeb kinni. Siis kulub ühtlaselt. Ja üks asi, vaata, kinni jääb ta selle pärast, et sa rakendad siin jõudu. Ära rakenda jõudu. Hoia lihtsalt, vot täpselt, hoia lihtsalt pingest ja see vajab natukene sisse harjumist, seda liigutust. Okei. Ma näitan sulle. See ei ole minu enda lemmiktööriist just, aga ütleme, et ideaalis peaks see välja nägema niimoodi. Ma pean veidike harjumist saama. Vaat see vaigutate hakkab kinni, vaata. Niisugused pikad, rahulikud tõmbad. Ebamugavad käed. Seal on jah, et selleks ongi, et kui oksad sealt läbi panna sellest... Jah, et siit peaks nagu jah panema midagi... Jah, muidu ta... Jah, nagu jah, siuksed mingid puupulgad läbi. Sõrmed on vägevam. Aga selle restiga saab leibasid teha. Siis tuleb ta kuidagi kõrgemale vist. Seda saab liigutada. Kes teeb ka valivad kiiresti. Ja hommik on käes. Korraks natuke sadas, aga muidu on täitsa niisugune ilus ilm. See on juba piirituse põleti, jah? See väike? Okay. Hommikul teeme väikse piirituse. Näed, siin on bensiinipõleti, see on nagu eriti äge. Rariteet. Taas enda Sling 1 telgis, Ferrino oma. Öösel natukene sadas vihma, aga see oli üsna väike vihm. Aga ei olnud külm ega ei sadanud midagi läbi. Külma eest muidugi see telk ei hoolitse, vaid ikkagi magamiskott. Ja kõik oli väga hea. Ja hommikul on jälle ilus vaade mere ääres. Looduskuru, nagu ütleb Heli. Looduskuru Tõnu Jürgenson teeb praegu palju kooke. Niimoodi töötab bensiinipõleti. Niisuguse natuke valjema häälega. Ja siin on siis piirituspõletil on siis küpsemas pointkook. Tahte juurde. Tellegi kokku panemine. Lihtsalt panin natukene kujuma. Nii-öelda. Telgi pealmise katte.
piisavalt tugev, et ta hoiab seda vastu puutöö, et mul ei ole kuskilt kinni pandud. Vaadata, midagi katki ei tee. 3. päev metsas ja siin me läheme sõpradega. ja rada läheb järjest põnevamaks. see kott on kõrge, siis on raske alt läbi saada. üks vale samm ja jalg läinud. jah. Pudesid käes hoidnud või? Need on nende moodi, aga hästi väiksed. päris huvitav jah, siuke. Et mingid putukad need kindlasti seal sees on, et. ja raudselt mingid. et siinpool ka. jah. täitsa huvitav.